No tere taas. Õpime ja räägime taas jälle tööriistadest. Täna ma oleks võtsin teemaks noad. Nuge on hästi palju erinevaid jälle tavakasutuses kodus. Näiteks on mul siin välja panek olemas. Neid erinevusi on kindlasti veel. Lihtsalt ei leia kõiki kohe üles, kui vaja on. Aga üldpildi saate kätte. Võtame sellised pisikesed, mis on hea kasutada väikeste asjade lõikamisel. Näiteks kui sa teed mingit paberist sablooni, on need noad väga head. Siis teatud töödel on veel väga hea neid kasutada. Ma ei oska praegust kahjuks näiteid tuua, mul hetkel ei tule. Graveerimiseks saab neid kasutada näiteks, mida ma olen teinud. Nikerdamisest, muidugi pehmest puidust tuleb nendega nikerdada, et nad tugevat puitu väga ei kannata. Aga omal kohal on väga head asjad. Lähme edasi. Suuruse poolest jälle on mul selline vaibanuga nägu. Sellega on väga hea ka muid asju lõigata, mida on vaja tugevasti lõigata. Näiteks olen laminaadi juures kasutanud seda, lõikanud sellega laminaadi selle pealmise kihi läbi ja laminaat murdub väga hästi. Kipsi on sellega lõigatud, sellega on tehtud väga palju tööd, igasuguseid erinevaid linaleumi, kõike, mida saab sellega lõigata. Ja väga hea ja mugav nuga on. Siis tuleb juba järgmised sellised vaibanoad, kipsinoad, nagu öeldakse. Selline nuga vaibanoaks nimetatakse ka seda, millel käivad sellised pisikesed terad sisse. Et võtame siit ühe välja korraks. Et kui 2 tükki tuli, pole ammu kasutanud neid asju, sellepärast asjad on kokku jäänud omavahel. No nad ongi natuke õlised ja sellega õliga nad kleepuvad natuke. Et selline tera käib sisse sellel noale. Et kui üks pool tühjaks saab, võtad noa lahti, keerad teistpidi ja saab jälle kasutada teravat nuga. Nii, võtame järgmise. Nüüd on põhimõtteliselt samad asjad erinevatest materjalidest tehtud. On kipsinoad, ka jälle nimetatakse vaibanugadeks. Kõike sellist saab lõigata, mida on vaja õhukese teraga lõigata. Kips, jälle laminaati saab lõigata, pappisi, pabereid, igasuguseid asju ja temal käib sisse, ma olen. No nii, nendel käivad sisse nüüd sellised terad. Nendel on sellised, vaatame ühe parema tera. No nii. Kohe üks hetk. Nendel nugadel on sellised murdejooned peal. Et selles suhtes nad on väga head, et põhimõtteliselt nendel nugadel kasutatakse ainult otsa lõikamiseks. Et tavaliselt see ots saabki kõige kergemini nõrjaks
siis murtakse see ots siit ära ja nuga on jälle terav. Ja nii kaua saad kasutada, kuni on see viimane murdejoon ära murtud ja viimane lõpp on nõrjaks saanud, siis lihtsalt viskad ära selle ja paned uue tera omale noa sisse. Ja sama lugu on ka sellise suuremaga. Neidki on hästi palju erinevaid. Et see on nüüd sellise keeramisega, tuleb keerata kinni, et tera ei liiguks. Keerad lahti ja jälle saab niimoodi kasutada. Ja temalgi on samamoodi nagu eelmisel. Tal tuleb selline niimoodi välja. On sellised suured laiad terad, täpselt samamoodi vahetatavad ja murtavad. Et ei ole jälle sellist vaja nõrja nuga kannatada. See on ühekordne ost. Saad terasi vahetada ja kestab väga kaua. Konkreetselt see nuga on mul olnud siin 15 aastat kindlasti. Täpselt nagu ka siin järgnevad. Mul on päris vanad tööriistad tegelikult. See nüüd nimetatakse ehituspussnoaks. Ma olen hooletusse jätnud asjad, et ei ole ammu korralikult tööd teinud, et asjad vähe rooste läinud, mustad roostes. Väga hea ehitusnuga. Absoluutselt kõike, mida on vaja lõigata, absoluutselt kõike saab ka sellega lõigata. Nii, nüüd vaatate küll, et siin tulevad järgnevalt 2 samasugust, aga võtan näpust. Pooliku teraga. Ehk mina nimetan seda peitelnoaks. Teine on samasugune. Väga head abimehed näiteks, kui teed mingit puidutööd. Paigaldad mingit ust, akent. On vaja kuskilt hoolestada, saab neid kasutada, väga head noad on selle koha pealt. Või teed mingit tappi puidu sisse, et on vaja puit üksteise sisse tappida, siis neid saab kasutada, ei ole vaja eraldi peitleid võtta. Et niimoodi. Siis siin tuleb tavaline pussnuga, mis kas nüüd linnakodudes, aga enamik maakodudes on kindlasti midagi analoogset olemas. Ja see on nüüd puidupeaga, see on samamoodi mind väga palju teeninud ja väga hea nuga oli omal ajal, et nüüd ma ei ole sedagi väga kaua kasutanud. Aga nüüd lähme suuremate asjade juurde, vaatate, et mis möögad mul siin on. Aga võta näpust. Möök on suurem, pikem. Ja on ka lühemaid. Aga see on nüüd konkreetselt manchete. Nagu ka see on nüüd tehtud vähe universaalsemaks, et selliseid jämemaid oksi saab selle kohaga raiuda, aga muidu see on nagu vösanuga öeldakse manchete. Sellel on ka saag on küljes. Ja konkreetselt see siin on mind päris mitmel aastal ilusti teeninud jälle. See on nüüd vähe uuem asi, et vaatasin, missugune see uus asi nüüd on.
aga pussnugadest ja nugadest üldse veel nii palju, et on olemas, kõik teame, on olemas kööginoad, asjad. Ja eriti kui on puitpeaga nuga, ajapikku see puit väsib ära, kas ta kuivab lõhki või muud moodi läheb katki, et on peale vastu löödud haamriga näiteks siin esimeses tööriista tutvustavas videos. Ja siis edaspidi mingis videos näiteks teeme mingisugusele noale ka pea taha. Taastame mõne pussnoa, vaatame, mis teha annab. Selge, aga õpime, räägime tööriistadest ka järgmine kord. Seniks kohtumiseni.